Luban olla sõnakuulelik, austada Jumalat, armastada Eestimaad, mu isamaad, täita hundu seadusi ja teha iga päev head. Mis asimuudi suunas me hakkame minema, kui me läheme seda teed pidi praegu? Siin on käh. Kus meie sihtkoht üldse on nagu põhimõtteliselt? Me oleme siin. Skautluse juured ulatuvad eelmise sajandi algusesse, kui Baden-Powell, keda me skautide seas kutsume Beep Beaks, skautluse rajas juhtus see siis 1907. aastal, kui toimus esimene maailma skaudilaager, kuhu siis Baden-Powell kutsus kokku 20 noort inglise poissi, kelle perekonna sotsiaalne taust oli erinev, just nimelt selle mõttega, et skautlus oma algusest saati on avatud kõikidele noortele, sõltumata siis nende majanduslikust olukorrast, sõltumata nende veendumustest, mis puudutavad religiooni, sõltumata nende rahvusest, nahavärvist. Ehk siis skautluse avatus kõigile on üks niisugune juhtmõte, mis on üle sajandi nüüd juba kestnud. Skaudiseltskond erineb teistest noortest selle võrra, et nad on võtnud endale viitsimise olla looduse sõbrad, matkata ja telkida. Väga palju tänapäeva noored telkimist kuuldes kirsutavad nina ja ütlevad, et mis asja nädalaks ajaks metsa hulluks olete läinud või. Aga skautidele just see meeldibki. Mina olen vist see ebaharilik tüdruk, kellel on käekotis ka enamjaolt kaasas taskunuga, sest et kunagi ei tea, mina seda vaja läheb. Ja kui ma käisin Tartu linnas paar päeva niimoodi nugavööl ringi, sest et mul tulin otse mingi skaudiürituselt ja siis läksin kohe linna peale, siis vaatasid ka ikka väga imelikult. Et mida see neiu teeb selle noaga, ta niikuinii ei oska midagi sellega peale hakata. Aga siin laagris läheb seda iga päev vaja, mõned nüürid läbi lõigata või mingisuguseid puukoikaid nüristada, et nad ei teeks haiget kellelegi kogemata või seda läheb nii palju vaja lihtsalt. Selle sõlmega on veel see hea asi, et seda saab lahti väga kergesti. Siin on päris lahe olla, aga kui valmistused olid, siis pidi ikka rasima ikka. Me peame ehitama sinna vett vahepeal ja siis kööke, kus süüa saab. Me peame ehitama veel katusaluseid, kui vihm hakkab sadama, siis saab olla seal. See väike salk on just väike ühiskonna mudel. Selleks, et salk toimiks hästi, et see tulemus tuleks, et kui sa oled skaudiüritusel ja võistled teiste salkadega mingis skauditarkustes või pallimängus, sa ei saa üksinda. Võistkonnamängu sa ei saa üksinda mängida. Sa pead arvestama teistega. Ma ise siiralt loodan, et need lapsed, kes käivad meil hunduringis, skaudiringis ja siin laagrites, on natuke erinevad kui need teised lapsed. Võib-olla ehk me suudame neile pakkuda just sellist tegevust, mis ehk hoiab neid eemale natuke sellistest tegevustest, mida nad nende vanemad tahavad, et nad ei teeks. Ja samuti ka siin laagris püüame igati propageerida lastesse, süvendada sellist kerget loodushoiu pisikut, puhtuse hoidmise pisikut. Kindlasti saavad need lapsed, ma usun, tänu sellele laagrikogemusele üksteisega paremini läbi, neist saavad lihtsalt paremad suhtlejad. Tuli, sütame sind. Skautide seas on meil erinevad vanusegrupid ja kõige nooremaid alates 6. eluaastast kuni 10. eluaastani kutsume hundudeks. Siis alates 11. eluaastast kuni 14. eluaastani on skaudid, 15. kuni 17. eluaastani on vanemskaudid ja 18. kuni 26. eluaastani rändurid. Ja sealt edasi siis juhid. Ülemist piiri ei ole määratud. Kui sul on hinges noorus ja sa oled valmis noortega tegelema ja noored tahavad sinuga koos tegeleda ja neil on huvitav, siis võib seda surmani teha. Skaudijuhi töö on sulle endale vaimselt ja hingeliselt kindlasti. Kohutavalt tore on, kui need samad noored, keda sina oled õpetanud, tulevad sinu juurde ja kallistavad ja tänavad sind millegi eest, mida sa oled õpetanud neile, mis on neile elus kasuks tulnud. Peale selle, et nad õpivad skauditarkusi, kuidas metsas hakkama saada ning kuidas suhelda ning kuidas teistega arvestada, peale selle on võimalus ka tegeleda täpselt enda huviga, näiteks siis fotograaf või arvutitundja. Et siis ta võtab täpselt omale selle meeldiva tegevuse ning saab kõrvalt teha ka muid huvitavaid
asju. Minul 13-aastane noor tüdruk on korraldanud tervepäevase matka. Teine tüdruk on kokku pannud 3-päevase laagri menüü, et see kõik on seotud nende erialaga ja nad on ise väga huvitatud seda tegema. Skaudi juhtlause ongi, et nad oleksid alati valmis, mis tähendab, et nad peavad ette mõtlema, mis nüüd toimub, kas see järgmine pilv on vihmapilv, kas nendel on kõik oma varustus kaasas, mis on tarvis, kuidas nad toimivad, kui midagi läheb valesti, kas on plaaster ka kaasas, kui on seda tarvis. Me tahame, et igaüks oleks juhivõimeline isik. Kui ma olin väike poiss, siis läksin ma hunduna Ameerika skautidesse, mis oli suhteliselt igav, aga siis meil tekkis üks Eesti skautide rühm. See lihtsalt oli põnev, läksime kuhugi, panime telgid üles, siis tegime midagi, ma ei tea, see oli siuke see poisile huvitav asi, kui ta on 9 või 11 aastat vana. Skautlusel teenimatult oli selline maine, et see on selliste nagu pailaste asi, et need on nagu teised inimesed teevad nagu niisugust midagi huvitavad, aga nemad on seal sellised pailapsed, niisugused oivikud, kes käivad ja tegelevad imelike asjadega nagu metsas matkamisega ja nii edasi. Klassikaalsed, kes ütlevad, mis teed seal? Ma teen seda, sest ma tahan seda teha. Tõenäoliselt oli see kõige esimene kord elus, kus tuli selline suurem surve. Teha nii, nagu kõik teised teevad ja sa ütled oma sõpradele, et ei tee. Või ma teen oma asja ja see oli väga kasulik. Lihtsalt öeldes on skautlus elustiil. Et inimene, kes sellega liitub, võtabki selle oma selliseks elustiiliks. See ma leian on üks vägagi hea integratsiooni tegevus. Ma näen ka, et vene noored, kes raskelt räägivad seda eesti keelt, nad püüavad eesti keelt ikka rääkida ja eesti noored, et ka, kes oskavad vene keelt ikka purssida, et püüavad siis jälle neid aidata, et vene keeles edasi ja saada see jutt räägitud, nii et see toimib väga hästi. Siin on mets, siin on loodus, siin on hea õhk, on ilus särav päike, palju inimeste erinevatest maadest. Meil on rahvusvaheline mõõde vägagi oluline, ma arvan, ka noorte jaoks, sest et oleme osa siis maailma skautide organisatsioonist, kuhu kuulub üle maailma 30 miljonit skauti umbes. Ja see annab võimaluse noortel võtta osa ka väga erinevatest välisüritustest. See on minu jaoks 3. suurlaager. See ikkagi toimub ainult 4 aasta tagant. Ja siia tulevad kokku igasugused sõbrad ja tuttavad üle terve maailma. Näiteks minu sõber türklane Tsankut ja sakslane Tobi tulid siia just minu pärast ja minu sõbra Kati pärast, et tulla meile nüüd külla meie laagrisse ja see on nii tohutult armas. Siia laagrisse kutsubki nagu kõige rohkem see seltskond. That is totally different from what we have in Hong Kong because Hong Kong is a city and we don't have space like this. So the life here is natural scouting life here, but in Hong Kong it's in a modern way. There's also a lot of technology in this camp. In Slovenia there's old-fashioned, like there's no chainsaw. Yeah, there's no chainsaw. There's no charging mobile phones. You can buy ice cream. Yeah. It's great. It's okay. We love it here. Sun not goes very well down in Estonia. In so Turkey, yeah. It's more scout traditions here, like songs and stuff. Hissa flaggan. Raise the flag. Right, raise the flag and so on. And they yell all the time, like blah 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 blah. We like not understand anything, but they yell anyway all the time. 1912. aasta on siis see aeg, kui me loeme Eesti skautluse algusaastaks. 1940. aastat, kui Eesti okupeeriti ning skautlik liikumine Eestis keelustati. Suur osa eestlasi rändas Eestist välja, jõudis kas siis Rootsi, Kanadasse, Ameerikasse, Austraaliasse ja nii tekkis mitmele poole maailma eri nurkadesse, kus olid suuremad eestlaste kogukonnad, ka skaudiüksused. Kindlasti olen ma täna eestlane tänu selle, et ma olin Eesti skaut. Kunagi kirjutasin sellest, et kuidas oli olla eestlane kuskil seal Ameerikas, et ütles, et Eestis, siis sa valetad, sa olid ju
Nõukogude Liidust. Ja see on suhteliselt šokeeriv lapsele. Et sa valetad, sinu vanemad valetavad, niisugust asja nagu Eestit pole olemas. Aga kui sa kohtad teisi lapsi, kellel on see sama kogemus, siis tekib mingi väike arusaam, et keegi kinnitab, et tegelikult sa ei ole täiesti peast põrunud ja et sinu vanemad ei ole Marsilt tulnud ja välja mõelnud mingi luulu, et on selline koht nimega Eesti, mida sinu õpetajad ütlevad ei eksisteeri ja mis kaardi peal ei eksisteeri. Nii et selles osas oli see, ma usun, väga oluline, et olla skaut, et me õppisime seal Eesti kohta, Eesti ajalugu, Eesti geograafiat. Vabanemise tuultes 1980. aastate lõpus taastati uuesti ka Eesti skautlik liikumine ning rõõm oli olla selle juures ning olla tänaseni selle juures ning näha, et skautlik liikumine Eestis on aina kasvamas ja neid noori, kes sellest tegevusest osa saavad, tuleb aina ja aina juurde. Kohe, kui saame kausid ja asjad, siis hakkame siin kahustama. Me otsisime Siimuga mingisugust projekti nagu ma skautidele, et midagi teistmoodi teha ja lihtsalt üks hetk oli, et aga äkki helistaks lastekodus sees ja hakkaks äkki seal käima. Sa võid juba vaata, miks sa teda nii kaua? Ma arvan, et nad alguses vaatasid, et no vaatame, mis nad siin teevad. Aga me oleme nagu siia käima jäänud ja eelmisel kevadel sai väga head tagasisidet. Kui enamasti kõik projektid, mis siin toimuvad, on sellised ühekordsed, et mingid inimesed tulevad siia, tegelevad nende lastega ühe korra või toovad neile lihtsalt komme, siis meie puhul ongi hästi tore see, et me oleme siin juba tõesti 3. hooaega. Ja lapsed on selle aja jooksul õppinud meid tundma, meie skaute tundma ja nad on tõesti õppinud usaldama meid. Meie tavaline programm näebki välja niimoodi, et me tuleme siia, teeme süüa, lapsed teevad, ma vaatan, skaudid aitavad ja siis, kui aeg üle jääb, siis teeme mingisugused mängud ja siis loomulikult maitseme, mida me teeme. Rääkisime alguses juttu ja siis tegime ka neid küpsiseid. Äkki olla nendega. Sai seda suhkurt panna, need olid niimoodi head. Kui olete nõiad, siis on ja kui on kablikud, siis kudi. 1, 2, 3. Skautidele ja noortele üldse on väga oluline näha seda, et kõik ei ole nii õnnelikud, kui nemad on. Et kõigil ei ole vanemaid, et on teistmoodi võimalik elada ja et on teistsugused sotsiaalsed taustad. Nad saavad tunnetada oma panust ühiskonda. Seda, et skaudid saavad teha midagi paremaks, teha kellegi tuju võib-olla sellel päeval rõõmsamaks, mängida nendega mõne mängu. Skautidel on kogu aeg põnev. Ükskõik, kas see on talv või suvi. Üks kord nädalas me tuleme kokku, arutame natukene, mis üritused on tulemas ja mängime mõndasid mänge ja mõnikord lähme ka metsa. Me oleme täna tulnud siia hundudega metsa. Pöial poiste salga poisid nagu proovivad väikest matka läbi viia, et esimest korda elus nagu proovivad. Kas keegi teist on teinud tulepulgaga lõket? Mina. Esiteks nad saavad välja elada, teiseks nad saavad ennast teostada ka, et nad ei ole lihtsalt, et me tunnis õpime ja niimoodi, et nad saavad nagu proovida ka, et kas ikka tuleb see lõkke välja ja saavad neid meeskonnamänge mängida. Teie olete väiksed ämblikud ja teie ülesanne on see, et te ei tohi ämblikuvõrgule pihta minna esiteks. Iga võistkonna liige läheb läbi kuskilt august. Kui skaut tahab metsas hakkama saada, siis ta peab meelde jätma, kuidas süüa saab, et ta saaks endal peavarju ja sooja, et see oleks kõige lihtsam. Ja kui õhtul tuleb näiteks metsiga külla, siis selle jaoks peab ka valmis olema. Skaut hoiab loodust. Seega puul on iga omal hing ja me ei kasuta naelu. Me ei taha puule haiget teha. Me kasutame nööri ja siis ongi vaja, et midagi ehitada, siis tuleb sõlmi osata, et neid palke kokku siduda. Luuramise kohta on palju õpetatud, korralikkuse kohta, Eestimaa kohta on ka hästi palju öeldud ja mänge on õpetatud meile hästi palju. Mäng on niimoodi, et pall pannakse siia lina peale. Te peate selle linaga niimoodi kõik koos ja viskad niimoodi ülesse ja palli peate siia lina peale kinni püüdma. Eks nad õpivad kõike huviga, sest ükski asi ei ole eriti siuke kuiv asi. Et kõik on siuke, mida lähebki vaja tegelikult, kui nad tahavad õiged metsalised olla või skaudid.
mu õde oli skaut alguses, ja siis ta küsis mult, et äkki tahab ka tulla, et Jasper, Keiro ja Artur on ka, et sul sõbrad, et saaks salga teha. Mina ise olen skautlusesse tulnud niimoodi, et kui mina väike olin, siis minu õde tegi meile salga ja siis minu jaoks oli see kuidagi nii loomulik, et ma peaksin ka tegema oma väiksele vennale salga, et nagunii mu väike vend ja ta sõbrad mängisid kogu aeg meil ja mõtlesime, et teeks midagi asjalikku paremat. Meie salga nimi on praegu Põialpoisid, aga me muudame selle Põdrakärpesteks. Me olime sügismatkal, see on hästi pikk matk ja me olime ainukesed, kes nii väiksed seal olid ja meid kogu aeg tüütasid Põdrakärpsed ja meie salk on ka natuke tüütu. Skaudisõbrad on natuke teistmoodi kui mu klassist. Nad on rohkem sõbralikumad ja ei ürita tuusa mängida. Tavalised inimesed näiteks teretavad üldse teistmoodi, et nad teretavad parema käega, aga skaudid üldse teretavad vasaku käega. See on südamepoolse käega ja siis see tähendab nagu sõprust. See on hundude tervitus ja see on skautide tervitus. Minu arust skaudid on viisakamad kui teised tüdrukud ja poisid. Üks tähtis põhimõte on, et iga päev tuleb vähemalt üks heategu teha. Mul on näiteks täna oma heategu tehtud. Skaudid peavad olema hoolsad ja aitama teisi, mitte lükkuma ja ahnitsema kõike. Skautlus jääb päris paljust halvast eemale, sellepärast et kui lastel on tegevust näiteks metsast ja nad käivad ja saavad head tähelepanu kuskilt mujalt, nad ei pea endale kuidagi halvaga tähelepanu tõmbama. Ma usun, et see hoiab neid päris palju. Väikesed hundud teavad, kuidas oma aega viita. Palju paremini, nad teevad erinevaid mänge. Nad oskavad leida neid inimesi, kes tuleks nendega mängima, kuna nad teavad, et kõik on siin omavahel sõbrad, et keegi ei ole kellegi vastu kuri ega halb ja nad on huvitatud tegutsemast, mitte nad ei tahaks passida ühe koha peal ja lihtsalt istuda ja mängida arvutis või midagi sellist. Need inimesed on väga aktiivsed, nad on skautluses aktiivsed ja nad on ka igal pool mujal elus. Et üldiselt nad on päris edukad inimesed, sest nad ei karda paljusid asju, nad ei karda minna kusugi välismaale õppima. See annab ka väikestele lastele sellise julguse, et ma makkasin vihma käes terve päeva 10 tundi järjest, kuidas ma nüüd siis kusagil Saksamaal mingi pool aastat ei ela asja ära või? Vabalt tahan. Ja eks koolis on ju kõigil vahepeal raske. Siis tekibki selline, et matemaatikas mul on halb, füüsikas mul on halb, keemias mul on halb, mitte midagi ma ei oska. Aga minu skaudi juht usub, et ma olen kõige parem sealt. Ja sellega saabki nendest raskustest üle. Skautluses on lihtne nagu saada selliseid ülesandeid vastutavaid kohti, et sa tunnedki mingi hetk, et vau, ma tegin ise laagri, aga ma olin alles 16-aastane. Et ma nagu kusagil mujal mul ei lubaks mitte keegi mitte midagi enne 18. eluaastat teha. Ja siis see annab sellise julguse nagu igal pool elus nagu olla selline tubli. Skautlus pakub midagi, mis on nagu päris. See, et sa pead olema kogu aeg väljas ja toime tulema metsas ja nii edasi on ikka asi, mis ei hirmuta inimest, kes on olnud skaut. Kui sa tahad, et sina või sinu laps oskaks ka väljaspool internetikeskkonda toime tulla, siis skautlus on üks parimaid viise seda teha. Siis kui puud on järjekordselt langetanud sinu elektriühenduse ja kus arvuti ei tööta, tuled ei tööta või ei ole midagi, pime on. Mida sa siis teed, kuidas sa siis tuled toime? Meil toimub siin Tallinnas süüripäeva laager. Süüripäev on alati igal aastal see aeg, kui skaudid lõpetavad talvised sisetegevused ja liiguvad välistegevuste juurde. Me saame alati matkata ja väga tore on koolimajades
ööbida, diskodel käia, et see on väga äge. Kui koosolek lõppes, siis pandi hästi kõva tümp sisse, nii et kõlaritest tuli hästi kõvad muusikat ja kõik rokkisid täiesti just, kus jõudsid. Skautlus on noorte liikumine, mille mõtteks on andagi ühele noorele inimesele erinevaid elamusi, kogemusi ja oskusi, millega siis täiskasvanuna ja loomulikult ka lapsena enne ja hästi hakkama saada, et tubliks kodanikuks Eestis olla. Ja kui seda läbi mängu ja laheda tegevuse teha nii, et laps ise tegelikult ei saagi aru, et ta õppis mingisuguse uue oskuse ära, siis see kindlasti on ka noortele paeluv ja mitmekülgne. No, mängimine on siiski üldiselt see, mille pärast lapsed enamasti tulevad koondusele. Et nad saavad olla koos teiste omavanuste lastega, nad saavad uusi mänge. Mulle meeldivad kõige rohkem just sellised mängud, milles ei ole väga palju jooksmist, kus peab rohkem mõtlema, sest ma pole spordis väga hea. Ma olen rohkem ajutööga. Me laotame seal pluususi laua peale laiali ja teie peate panema need märgid, mis ma juurde annan, pluusi peale õigesse kohta. Kui see on seljas, see käivabki niimoodi. No see on enne. Nägime ära. Ei, see käib siia. Ära aja udu. Täna siis tähistame Eesti Skautide Ühingu sünnipäeva. Me teeme head teo loodusele ja siis me korjame siit Pirita metsast igasugust sodi. No öeldakse, et skaut on looduse sõber ja ilus on teha, kui meil on sünnipäev, me oleme rõõmsad ja soovime ka anda midagi loodusele näiteks. Ehk meil on mingisugune selline eriline missioonitunne, mis ajab skaudijuhte metsa koristama. Mulle tuli just praegu meelde, kuidas me hundudega, siis teise klassi lastega, koristasime Tartus Kivilinna kooli ümbrust, nende kooli ümbrust, seal teiste õpilaste poolt maha visatud prügist. Ja ma arvan, et näiteks sellised üritused kindlasti panevad lapsi mõtlema. Meie oleme praegu siin Astangul skautidega ja meie teeme siis kaugmatka ja trenni. Et me lähme suvel Dolomiitidesse ja selleks saime vahepeal trenni teha. Nii, tere tulemast siis Astangule. Võtame siis praegu matk ja kahtlejad kokku, eks on. Kes kahtleb, et matkale läheb? Kes kahtleb üldse kuhugi läheb? Me harjutame siin Marmolada rada ja Via Ferrata rada vist. Lähme liikuma. Me ronime, siis me laskume, siis me liigume köies niimoodi, et me oleme üksteise küljes. Siis me harjutame kukkumist ja kõike vajalikku, sõlmi asju. Ma ei ole kunagi veel käinud mägedes ja sellest ma tahakski hästi inusti sinna minna. Ja mis minul on veel eriti huvitav ongi see, et ma hirmsasti kardan kõrgust ja siis on selline eneseületuse aspekt on seal juures. Ma tõestan endale, et ma suudan ja see annab trenni ka, et käed ma olen täiesti kindel, et siit homme valutavad. Ja jalad värisevad tegelikult kalju peal päris palju, et vahepeal tunned, et nii, kas ma nüüd kukun alla või ma siis kuidagi panen niimoodi, et mu jalad pinged saaksid, et see värise vähemalt. Tunne on võimas. Kõrguse kartus on ka natukes, aga kui tead, et köiega kinni, siis pole nagu midagi. Siis tuleb adrenaliin tuleb sisse, siis jõuad lõppu, siis on kohe hea tunne. Jamboree on ülemaailmne laager, kuhu tuleb hästi veel rahvast kokku. Siin on näiteks ligi 40 000 inimest. Lipueskemiseks valvel. Eestimaa mu isamaa, kus mul armas oled sa. Murravad ka tormid tuuled, tarvitsed tammepuud. Kui tõlkida Jamboreed, siis ilmselt eestikeelne kõige õigem vaste oleks ehk maailmalaager. Ma olen täitsa kindel selles, et iga skaudi jaoks see maailma Jamboree on selline eluelamus, et kui siin korra ära käia, siis skaudi pisiku saab veel kindlamini külge, et tõesti iga skaut võiks kord elus ühele Jamboreele jõuda ja olles koos, eks ole, enam kui 170 riigi skautidega, 40 000 skaudiga üle maailma, siis
saad aru, et see tuhatkond Eesti skauti on tegelikult osa ühest väga suurest ja väga asjalikust asjast ning just see koosolemise tunne on see, mis selle jamboree teeb jamboreeks iga skauti jaoks. Mis teeb selle jamboree unikaalseks, on see võimalus saada kokku nii paljude inimestega, kes tegelikult elavad sama idee järgi, skautluse idee järgi. Nii palju erinevaid rahvaid koos, erinevaid kultuure, erinevaid arusaamu elust. Me elame koos brasiillastega ja meil on nagu 2 grupi peale üks telgialune, kus me teeme süüa vahetustega, et neil on nagu 3 salka ja Eestis on 1 salk. Oh my God, this is a very messy kitchen. Well, 3/4 of this mess belongs to the Brazilians and only 1/4 belongs to the Estonians. Estonians usually just very tiny people. So, lunch is ready. Eelmisel jamboreel olin mina IST ehk vabatahtlik ja mul oli põhiline see, et fun, töö ja jälle fun. Aga nüüd on minu ülesanne hoopis teised, et ma olen üksuse juht, ma olen kontingendi juht, et minu põhiline eesmärk on see, et noortel oleks fun, natukene muid asju, kõik peab olema neile super. Palju õnne sulle! Täna on minu sünnipäev. Täna ma sain 23-aastaseks. Palju õnne, kallis Liina! Palju õnne sulle! Palju õnne sünnipäev! Kõige ägedam sünnipäev üldse oli 4 aastat tagasi samamoodi jamboreel, mis kestis vist kokku 48 tundi, sest et iga hetk ütles keegi, et ei tea, et minu kodumaal on ikka veel sinu sünnipäev. Väike hommikusöög. See on üks selline skautluse iseloomulik asi, et hoolimata sellest, kui pikad need vahepealsed ajad on, mille me üksteist ei näe, siis kuskil X maailma kandis uuesti kokku saades vasaku käega südamesse tere öeldes tulevad kõik need lahedad mälestused ja koos oldud ajad meelde. Niimoodi jamboreel käia, et ühtegi sõpra ei saa, ei ole võimalik. Skautlus on ikka väga suur jõud, sa siin nagu tunnetad seda, et skautlus on tegelikult ikka päris suur jõud, et sellega saame küll muuta maailma paremaks. Kui siin 40 000 skauti üle maailma sorteerivad prügi üle 10 päeva järjest, ja seda kodus ei ole teinud, siis võib-olla 10% neist laagerlistest seda kodus edasi teeb, siis küllap see maailm ka paremaks muutub ja see keskkonnateadlikkuse osa tõesti inimkonnas paraneb tänu sellele maailma jamboreele. Skautluse soov, et muuta maailma paremaks, ei ole tõesti ainult sõnakõlks, et kui mõelda, et 30 miljonit skauti tõesti igaüks üritab midagi teha kas ühekordse heateona, siis maailm läheb paremaks.